peaks tegelikult vaatama nüüd ühte videot. Have you guys seen esports and the E-League? I don't know if that's sports, but it's great mind savvy. But I don't know if athlete is the right word that I would go for. You don't break a sweat, I don't consider it a sport. Oh, no, you do. Watching people play video games isn't like watching people play football. It's like watching people play fantasy football. It is one more step removed from human activity. You understand? It's video games. It shouldn't be on a sports network. It's video games. But can it truly be a spectator sport? It already is. 71 million watched it last year. They reckon it's going to, by 2017, it'll be 145 million people watching it. They're actually giving college scholarships for video gaming. You're kidding. And it's even gone to the point that now the government has acknowledged professional video gamers as athletes. Same way you watch a football match, you can hear the crowd, everyone's cheering the team on, you make friends, these are people you talk to, you play with online. It's all about community, it's being part of something that you're incredibly passionate about. Running for Barrett though right now, trying to establish vision control and force Ambition! Ambition steals the Elder Dragon! He gets away! He's alive! This is a 4-Drake Elder Dragon! He lives! Ambition saves the game once again! Lähme edasi. Siin on nüüd siis inimesed, keda võiks nagu teada, eks ole. Kevin Rops-Kool. Tema on siis Eesti e-sportlane. Räägin temast ka lähemalt, aga siis siin Vlad Marinescu, kes on siis selle ühe e-spordi siis katusorganisatsiooni president ja mille liige on siis ka Eesti e-spordi liit, siis arvutimängude liit, ja Abdul Icefrog Ismail on siis see, kes on teinud sellise mängu nagu Dota ja Starcraft ja selle üks siis asutajaid. Aga räägime võib-olla siit kõige lähemalt võib-olla siis sellest nii-öelda Wonderchildist, Kevin Rops-Kool, kes enam nüüd nii väga laps enam ei olegi, aga kes ikkagi teismelisena, kui ta veel ei olnud täisealine, alustas oma teekonda e-spordi maailmas ja alustas ta nii, et tema läbilöök oli üks lahedamaid lugusid, ma arvan, üldse selles maailmas, et ta on saanud tegelikult väga palju globaalset sellist tähelepanu, et kuidas tema selline nii-öelda see plahvatus või selline hüpe siis nagu toimus, et ta tegelikult on Jõgevalt oma läbimurde teinud, ehk siis Jõgeva poiss ja mängis ta siis Counter-Strike'i kodus ja mängis niivõrd hästi, et tema siis hakkas mängima sellisel platvormil nagu Faceit ja Faceitis mängis ja jõudis seal siis nii-öelda pro-liigasse. Ehk siis kui sa piisavalt hästi mängid, siis on sul võimalik saada koht siis pro-liigasse seal. Ja seal ta läks niivõrd hästi, et päris maailma profid, kes tol ajal olid tipus, kes samamoodi siis oma mängimisest tegid striimi ja nad siis tootsid oma vaatajatele, oma fännidele
siis seda sisu, kuidas nad mängivad, seda teevad täna väga paljud profid, et see on nagu lisavõimalus teenida raha. Paljudel on loomulikult see ka klubiliselt juba paika pandud, et see meeskond, kus nad siis mängivad, ehk siis neil on seal mingi teatud arv tunde, mida nad peavad täitma siis selle sisu loomisega, ehk siis oma mängu striimimisega. Aga paljud teevad seda ka lihtsalt sellepärast, et teenida lisaraha ja kui nad on andekad ja kui nad on karismaatilised ja neile meeldib rahvaga suhelda, siis loomulikult sa saad kasvatada läbi selle oma fännibaasi, sa saad inimestele jagada erinevat nõu mängu kohta, kuidas veel paremaks saada. Siis Rops hakkas nende vastu mängima, nende profide vastu, kes tootsid sisu ja kellel on tuhanded, kümned tuhanded, osadel isegi 100 000 fännid, eks. Ja need videod läksid nagu viraliks, ehk siis nad läksid nagu eriti võimsalt nagu pildile selles suhtes, et teda hakati kahtlustama, et ta cheatib, nagu, et ta teeb sohki, et ta kasutab abiprogramme, et näha siis vastaseid läbi seinte, et ta kasutab aimboti, mis on siis see, et sihik läheb automaatselt vastase peale, niimoodi, et sa ise ei pea seda siis nii-öelda hiirega peale tõmbama, sa ei pea sihtima nii-öelda, vaid arvuti siis võtab üle ja teeb selle töö sinu eest, eks. Ja siis lisaks veel seda, et ta kasutab seda radarit, ehk siis kus ta näeb siis vastaseid radari peal. Ehk siis tegelikult sa ei tohi näha seda, aga et tema näeb seda kogu aeg, et tehti erinevaid videoid, kuidas ta siis vaatab kõrvalmonitorile või midagi sellist, eks. Ja siis see läks nii kaugele, et ta kutsuti Faceit peakontorisse, sest et need süüdistused läksid nagu nii suureks, aga seda ei suudetud nii-öelda tõestada kuidagi. Ja kutsuti Faceit peakontorisse, et tule ja et mängi siin ja tõestame ära, et sa oled nagu puhas, et sa oled hea. Ja siis pandi need suud kinni, sest et Rops läks kohale ja ta tegi selle ära. Ta läks ja mängis seal ja mängis täpselt samamoodi. Ja kõik need profid, kes tol ajal suure suuga teda süüdistasid, nendel ei olnud mitte midagi öelda. Ja edasi läks nii, et Saksamaa üks vanimaid, nimega siis Mousesports, organisatsioon pakkus talle lepingut ja temast sai Mousesportsi mängija. Ja temast sai üleöö nagu proff. Selles suhtes väga lahe lugu ja siiamaani on ta selle meeskonnaga seotud. Ta on selle meeskonna üks nurgakivi, ümber tema seda meeskonna luuakse. Et kui ta tuli, et ta oli selline noor ja ta andis nagu oma panuse, siis nüüd on ta kasvanud selliseks, et kus tema ümber pannakse siis nagu mängijaid, et luua selline nagu parim atmosfäär, parim selline tiim. Et vahepeal neil olid väga head ajad Mousesportsil, nad võitsid erinevaid suurturniire, nüüd on jälle nad natuke selle allpool, ehk siis seal kuskil top 20 ringis, seal kuskil top 20 on nad kindlasti sees, aga kus täpsemalt, et see nagu kõigub, üks päev on nad seal top 10, teine päev jälle allpool, et seal praegu Mousesports nagu siis kõigub. Et sellised väiksemaid turniire, nad endiselt jõuavad ikkagi sinna finaalini välja, väiksemad turniirid on siis sellised meie mõistes 100 000, 250 000 eurot turniirid ja suuremad need majorid, seal 500 000 kuni miljon, et seal neil nüüd nii hästi ei ole läinud, aga väiksematel turniiridel siis on läinud nagu paremini.